kui ka liikmeskonnad, eripalgeliste inimeste osalused võimeline seda missiooni välja kanda. Et kui nüüd, mis puudutab nüüd liikmeid, siis ma arvan, et arvuline liikmete arv ei tohi kindlasti muutuda eesmärgiks omaette. Et nii-öelda see liikmete arv oleks nagu jällegi asi, mida me püüdleme kui asja iseenesest. Õige on ka see, et ma vaatasin, meie ühenderakonna moodustumisel oli meid kusagil arvuliselt 8500–8600 inimest. Siis see liikmete arv on kasvanud 5 aastaga ligi 1000 inimesega. Reformierakonnad, ma näen, et nende liikmete arv on kasvanud 5000 inimese võrra 2 korda. Need on need realiteedid, milles me asetseme ja mis sünnivad ka meilt küsitama, et miks siis inimesed ei ole valmis täna oma poliitilist hoiakut realiseerima läbi IRL-i liikmelist. Kindlasti ma arvan, on see tõsine koht ka erakonna liidrile, erakonna juhatusele järele mõtlemiseks. Mis puudutab nüüd seda küsimust, et ma siiski tuleksin selle missioonipõhisuse asja juurde tagasi. Ma ütlen selle ära, sest see on kõige olulisem asi. IRL-iga peaksid inimesed liituma mitte sellepärast, et midagi saada, vaid sellepärast, et nad usuvad, et IRL-i on Eestile vaja. See on see lähtekoht. Aitäh. Liisa. Me oleme rahvaerakond. Iga liituja on selles mõttes meile igal juhul vajalik, et isegi kui tema põhjus, miks ta erakonnaga liitub, on mingi pealtnäha pisikese küsimuse lahendamine. Natuke aega tagasi me tegelesime siin näiteks kunstliku viljastamise ja nüanssidega seadusandluse tasemel. Et see on üks osa rahva ja inimeste muredest ja ei ole olemas sellist olukorda, et kellegi mure või vajadus on suurem või väiksem kui kellegi teise mure või vajadus või soov või huvi. Me oleme Eestis tervikuna inimeste erakonnastumise tasemelt madalamal kui näiteks Põhjamaad. Ja IRL-i üks lipunäitamise koht võiks olla selles, et me üldiselt ühiskonnas julgustame inimesi olema rohkem kodanikud, olema rohkem sirge selja, püstise peaga ja tulema sellepärast IRL-i liikmeks, et see on see erakond, kes ajab selja sirgu ja suudab ausate silmadega igale inimesele otsa vaadata. Mida rohkem inimesi meiega liitub, seda parem. Ma ühelgi moel ei hakkaks tegema seda vahet, et üks või teine inimene on rohkem kvaliteetne või vähem kvaliteetne. Andres. Aitäh, usalduse ja avatuse taastamine loob ka keskkonna, kus erakonda hakkavad tulema liikmed, keda me siin väga näha tahame. Praegu selle keskkonda minu hinnangul ei ole või vähemalt see on haavatud. Et siin on probleem ja selle küsimuse taustal mängivad lihtsalt mõned halvad näited. See on see, kuidas 2 aastat tagasi võeti suurel hulgal vastu liikmeid, kellel ei olnud vormistatud nõuete kohast omakäelist allkirja liikmeks astumise avaldusel ja nüüd need näited, mis Peipsi äärsete kaluditega on leidnud ajakirjanduses paraku ikkagi negatiivset käsitlust. Et need näited mängivad seal taustal. Taastame usalduse, avatuse, kõigile mõistetavuse ja siis tekib ka märksa parem keskkond erakonna kasvatamiseks. Aitäh! Aitäh! Päris kaua on juba debatt kestnud. Ma usun, et inimesed ootavad ka valimistulemusi, mis on tegelikult olemas. Kas tundub, kas keegi tahab kindlasti veel mingi küsimuse? Ikka on veel küsimus. Nii. Aga võtame kokku siis. Kiirelt kokku, Indrek, valite küsimus ära. Kannate veel. Aitäh erakonna juhi kandidaadist. Ma tahtsin enne küsida päris sisepoliitilist küsimust, aga see teema läks juba arutusele. Aga mind huvitaks tegelikult see, võib-olla lühidalt. Te kunagi alustasite oma poliitikuteed, te olete kõik kogenud. Eesti poliitmaastik saab jaanuari lõpus uue erakonna esimehe nime, nende rikkida, kes on. Kui te alustasite poliitiku karjääri, kes oli teie eeskuju? Aitäh. Kes poliitiku karjääri alustades, kes oli teie eeskuju? Andres, vasta esimesena. Aitäh, mul on võib-olla, ma nimetan 2 nime. Üks, kes ei olnudki võib-olla klassikalises mõistes poliitikuid, oli ülikooli ajal minu õpetaja, see oli Linnart Mäll, kes teatavasti kutsus ellu esindamata rahvaste organisatsiooni ja kunagi oli
äärmiselt aktiivne inimene, kahjuks on ta nüüd 2 aastat surnud, ja teisena ma nimetaksin võib-olla Tunne Kelam. Urvas, vasta ära. Minu nii-öelda poliitikas osalemise aeg jääb 92. aasta esimeste vabade valimiste aega ja siis ma käisin noore entusiastliku õpilasena, kleepisin Jüri Luige plakati. Ja uskuge mind, Jüri Luik jättis mulle toona maja mulje ja ta on veelgi parema mulje jätnud ka tulevikus. See oli mul selline. Liisa. Nagu ma juba ütlesin, ma olen tulnud muinsuskaitse liikumise kaudu, nii et jah, Jüri Luik, Triin Nelliste, Mart Laar, Lagre Varek, kogu see muinsuskaitse seltskond oli see, kes innustas mind ka poliitikaga tõsisemalt edasi minema. Üks hästi lühike küsimus, Ville Vallaste oli enne käsi püsti. Asja talle keelduda ka, Ville Vallaste. Mul on selline lühike küsimus, kuidas teie hinnangul vastasite viimase valimisloosungi konservatiivsetele põhimõtetele? Kuidas vastasid viimaste valimiste loosungid konservatiivsetele põhimõtetele? Urmase korda vist esimese vastata. Ma arvan, et koht peab olema ka, kus öelda selgelt välja, mis meil on läinud hästi ja mis meil oleks võinud minna paremini. Ma arvan, et me ei suutnud selgelt esile tuua seda suurt missioonifilosoofiat rahvuslike huvide kaitseerakonnana eelmiste valimiste kampaanias. Aga mis puudutab seda, et Eesti emad sünnitaksid rohkem lapsi, pension, kõige olulisem missioon, mis puudutab rahvuse kestlikkust. Küsimus, mis puudutab tasuta kõrgharidust, meie rahva vaimne ja aineline elukvaliteet, ülimalt oluline rahvuslik huvi. Kodu kui väärtus ja selle kaitsmine konservatiivsele erakonnale hästi oluline rahvuslik huvi, jällegi seotud ka meie arvamuse kesklusega. Nii et tähtis on ka konkreetsetes valdkonna sektorpoliitikates näha ja allutada need valdkonna sektorpoliitikad meie suurele missioonile. Ja see on hästi oluline nii organisatsiooni toimimisel kui avaliku poliitikat ja ka kampaaniate tegemisel. Aitäh, Liisa. Väga hea küsimus, mida ma tahaks edaspidi kindlasti palju rohkem näha, on see, et seda sisu arutelu oleks rohkem ja enne, kui tulevad need valimisloosungid välja, arutatakse täpselt läbi, mis on meie ideaalid, need on sõnastatud ja nendest ideaalidest tulenevalt, mis sealt edasi tuleb. Haridus ja õiglus vanaduspõlves seoses siis lastega või mitte lastega, need vastavad minu arust päris puhtalt konservatiivsele maailmavaatele. Meil ei olnud erakonnas arutelu selle üle, kas ja kuidas maamaksu teema või kodukulude teema täpsemalt konservatiivsele maailmavaatele vastab. Siin on võimalik näha seoseid, on võimalik näha lahknevusi ja see on üks küsimusi, mida me peaksime, mis on olnud meie kõige nõrgem valimislubadus selle tõttu just, et me ei näe selget seost maailmavaatega. Me peaksime selle läbi arutama ja me peaksime läbi arutama, kuidas me sellega täpselt edasi läheme, milliste osadega see maailmavaateline seos rohkem olemas on. Aitäh, Liisa ja Andres. Aitäh, ütlen ausalt, minu jaoks olid need loosungid liiga kerglased, liiga kitsalt suunatud rahaliste lubaduste jagamisele ja ma näen siin ka seost selle viimase uuringu tulemusega, mis kinnitab, et kõrgharidusega inimeste hulgas meie toetus on langenud. Aitäh, see oli viimane küsimus. Ma tänan Harju piirkonda sellise huvitav debatiga. Palun, kas tohib 2 sõna öelda? Ma ütleksin seda, et minu kooliaegsetest sõbrannadest valisid väga paljud Rahvaliitu ja võtsid suure rõõmuga vastu teie sallid, mütsid ja kindad. Mina saatsin ka selle, aga salli, müts ja kinnast ma ei tahtnud. Ärge tehke sellist reklaami. Ta ütles valesti. Mina ei vali Rahvaliitu. IRL-i. Ei, nad valisid Rahvaliitu. IRL. Valimistulemuste juurde. Ehk Alu võtad mikrofoni ja räägid inimestele ka ise välja.